Saaremaa metsade vahel elab Keli, kelle dalmaatiakoer Jasmin tõi mõned kuud tagasi ilmale lausa 10 kutsikat. Perenaine tahab kohe kummutada levinud müüdi, et dalmaatiakoeratõugu on keeruline kasvatada. Tõsi, kannatust on vaja palju, kuid perenaisele see üle jõu ei käi. Ta on isepäine, ta on õrna hingega. Nad ei talu absoluutselt karmi treenimist, et sa pead sellise natuke, kuidas ma ütlen, kavalusega neid treenima ja hästi palju nad tahavad, et sa neid verbaalselt motiveeriksid, ehk siis peabki kogu aeg hästi palju kiitma, et nii kui ta kas või korraks istub pikemalt maha, siis rõõmuhüüd ja kõik see joovastus seal juures peab olema selline, nagu ta oleks kukerpalli sul teinud seal. Et jah. Aga õpivad kiiresti ja õpivad kiiresti nii häid asju kui halbu asju ja halbu asju nad ei taha väga ära unustada. Nii et 4 aastat tagasi, kui emane dalmaatiakoer Jasmin Keli ellu tuli, tekkis perel unistus, et kunagi võiks temaga ühe pesakonna kutsikaid saada. Seda, et Jasmin toob ilmale koguni 10 kutsikat, ei osanud keegi ette näha. Kuna me nägime, et ikkagi kõik ütlesid, et on ilus koer, väga hea iseloom, siis sealt järjest tuli see niimoodi, et kui me teeme pesakonna, siis me teeme ühe. Et selle me leppisime kohe alguses kokku, et ainult üks ja mitte rohkem. Aga jah, selline väike unistus oli ja siis need väiksed need vahe-eesmärgid, siis need kuidagi nagu tulid iseenesest, et see unistus nagu sai teoks. Me nägime, et ta muutus selliseks imelikuks ja mina istusin siis tollel ööl kella 4 üleval. Minu tonna siis veel töölaud oli täpselt selle uue pesa kõrval, et me viisime diivani väljatoast ja tegime sinna siis selle pesa minu kontori laua kõrvale. Ja siis ma lihtsalt jälgisin, mis ta seal teeb. Mitte midagi ei olnud. Mõtlesime, et okei, me teadsime, et see protsess võtab aega. Ja siis 10. augusti 12:30 sündis siis esimene kutsikas. Esimene ja teine tulid mingi 5-minutilise vahega üsna kiiresti ja siis me teadsime, et seal on ka see, et siis võib olla siuke 1,5 tundi vahet ja üsna täpselt olidki need vahed, et selline 3. tuligi kuskil 1,5 tundi hiljem ja siis oli juba 0,5 tundi vahet, siis oli jälle pikem paus ja niimoodi ja siis kui 8 oli ära sündinud, meie teadsime röntgeni järgi, et 8 on kindlasti, sellepärast, et loomaarst ütles, et 8 on kindlasti +1 või +2, sest röntgeni pildi pealt ühel kutsikal oli näha, et siit tuleb saba, siit tulevad roided, aga kus see pea on, ei tea. Siis me naersimegi, et võib-olla 9 on peata. Ja siis, kui see 9 ära sündis, siis ma kirjutasin kõigile, kes seda nalja teadsid, ütlesin, et 9 ja pea on olemas. Ja siis me istusime seal 12 ajal pesa juures, vaatasime neid heldimusega, et ongi 9. Ja siis mina läksin juba magama ära või voodisse, abikaasa jäi nii-öelda valvesse, siis mu abikaasa mõtles, et ta tuleb, võtab teisest toast kõrvaklapid ja läheb tagasi. Ja kui tagasi läks, siis ta hüüatab järsku, ütleb, Kaila, ongi 10. Ma ütlesin, mis asja, mis 10? 10 kutsikat. Ma ütlesin, et ei ole, tule siia. Ja siis oligi niimoodi, et see üks kutsikas, pärast kaamerast vaatasime, et üks kutsikas oli sündinud täpselt sel hetkel, kui abikaasa siis astus teisse tuppa. Ja kui tema tagasi tuli, oli see kutsikas juba tissi otsas ja sõi. Eks nagu abikaasa ütles, et kui sul on ikka üks kutsikas, siis sul on nagu üks kakajunn. Aga kui sul on 10 kutsikat, siis sul on 10 kakajunni. Ja ega need kakajunnid ei tule iga kord samal hetkel, et need tulevad niimoodi, et sa muudkui koristad ja koristad ja koristad ja koristad ja koristad. Siis nüüd nad tahavad juba süüa, päris sööki. Hei, kutt. Kellelgi on. Nii, aga üldiselt on niimoodi, et hommikul, kui me ärkame kell 6, siis nad saavad oma soidu, siis me teeme esimese selle pesapuhastuse. Meil on eraldi pissilapid, pissinurk, kus nad käivad pissimas ja kakamas. Siis me puhastame selle ära. Ja siis nad söövad, mängivad, müravad, siis selle jooksul ka peale söömist ka üldjuhul nad tahavad ikkagi veel kakada. Siis kui nad ära väsivad ja magama jäävad, siis me teeme järgmise puhastuse ja siis nad magavad selline paar tundi, 2-3 tundi. Siis nad mängivad, siis nad magavad jälle, siis on jälle vaja käia koristamas. Siis on lõunasöögi aeg. Siis nad söövad lõunasööki, magavad jälle paar tundi, mängivad. Ja üldiselt niimoodi ta läheb seal järjest. 5 kutsikal on täiesti kindlalt olemas.
5 emast on veel saadaval ja nendest 5 tegelikult 2 on ka nagu huviline juba olemas, kes tahavad tulla vaatama, sest et inimesed ikka tahavad ise, et see kutsikas neid valiks ja nende juurde tuleks, et pildi järgi võib tunduda ja meil on olnud ka täitsa näide olemas, kus tuldigi ühte kutsikat vaatama, aga lõpuks osutus valituks hoopis teine kutsikas, sest see kutsikas, kes alguses pildi järgi tundus, see ei teinud üldse välja neist. Ja küsiti eile, et kas võib varem järgi tulla ja ei, ma ikka hakkan nutma. See on ikka väga raske tuleb see asi.